Tere! Nagu ikka, vaatate kanalit Lohe loeb, mina olen Irina. Sel kuul on mul teile midagi natukene erilist ja huvitavat. Ma tean küll, et mul on juba aprillikuu lugemisnimekiri olemas ja ka minu eriolukorra nimekiri olemas, aga ma mõtlesin pikalt ja raskelt järele ja otsustasin tekitada endale veel ühe lugemisnimekirja, mis paari raamatuga langeb küll kokku minu eriolukorra nimekirjaga, muidu on täitsa eraldi. Sel kuul toimub selline asi nagu Old's Magical Readathon. See on lugemismaraton, kus loetakse raamatud, et täis saada Harry Potteri kesktaseme eksamiks vajalikud punktid. See on siis põhimõtteliselt need eksamid, mida teevad sigatüka õpilased, kui nad on 5. klassis, mida Harry tegi siis Phoenixi ordu ajal. Ja selle asja algataja on booktuber, kelle kanal kannab nime Book Roast. Ma olen seda natukene jälginud, mitte väga palju, aga tema üks huvitavamaid asju ongi just see aprillis ja augustis toimuv maagiline lugemismaraton. Lugemiston. No, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles nimetatakse, nii et mina jään Readathoni juurde. Ta on eraldi postitanud video selle kohta, aga tal on ka eraldi võimalik tema kanalilt leida lingid kohta, kus on kirjas teemad ja ka ametid. Nimelt, me ei tee neid eksami asju lihtsalt niisama, me ei loe neid raamatute hunnikuid lihtsalt selle jaoks, et neid lugeda, vaid ta on teinud selle natukene mängulisemaks. Nimelt on võimalik valida ametit, mida sa tahad teha. Täpselt nagu võlukunsti õpilased sigatükas valivad oma tuleviku ja karjääri jaoks vajalikke eksameid. Seal on kõik alates nõiajookide meistrist, lõpetades sigatüka professoriga või auroriga. Et valik on päris lai ja mina siis see aasta otsustasin, et mina valin ka endale ameti ja püüan siis seda Readathoni kaasa teha. Nii palju, kui ma jõuan. Ma loodan, et ma jõuan, sest et eelmine kuuleks päris hästi ja ma arvan, et aprill läheb veel paremini. Aga igatahes kõigi nende ametite seast, mille mina välja valisin, on raamatukogu hoidja. Ma niimoodi töötan raamatukogus ja ma mõtlesin, et minu suur unistus on kunagi töötada sigatüka raamatukogus, nii et võiks alustada ja ennast natukene harida. Selle iga ameti juures on antud siin ained, milles on vaja eksamid sooritada. Niisiis 5. klassi eksamite juures kui ka 7. klassi eksamite juures on olemas, mida on vaja saavutada. Ja siis on eraldi leht, kus on antud sellised nagu teemad, mis vastavad siis eksamitele, nagu iidsed ruunid või astronoomia, mustade jõudude vastane kaitse, muundamine ja nii edasi. Et minu valitud ametil on vaja sooritada eksam, 5. klassi eksam siis. Inglise keeles on see Old's, ma ei mäleta, kuidas see eesti keeles on, ma tekitan kuhugi siia selle asja, mis selle nimi on. Aga igatahes ma valisin siis, nagu ütlesin, raamatukogu hoidja ja siin on vaja sooritada eksam 5 aines, iidsetes ruunides, aritmantias, mustade jõudude vastases kaitses, võlukunsti ajaloos ja transfiguratsioonis ehk muundamises siis eesti keeli. Ja jälgides siis ette antud juhiseid, valisin ma selle jaoks välja raamatud, mis vastavad siis nendele teemadele. Iidsete ruunide puhul on sel aastal teemaks südameruun ja teemaks on siis
on vaja läbi lugeda raamat, mille kaane peal on süda või on süda pealkirjas. Minul kõik raamatud, mis ma loen, on inglisekeelsed selles teemas. Ma olen juba vist paar korda öelnud, ma paratamatult kaldun rohkem lugema inglise keeles. Aga parasjagu oli minu eriolukorra nimekirjas ka see raamat, Angus Thongs and Full Frontal Snogging, autoriks Louis Rennisson. Ja nagu näha, siin on ilusti 1 süda, 2 süda ja siin on lausa 3. süda. Nii et see raamat läheb mul iidsete ruunide teemasse ilusti. Siis järgmine teema või järgmine eksam, mis ma peaksin tegema, on Arithmantias. Ja seal on siis vaja lugeda raamatut, mis jääb väljapoole minu mugavustsooni. Et asjad, mida ma tavaliselt ei loe. Ma loen tavaliselt väga palju fantaasiat ja noortekaid, mis jääb minu mugavustsoonist välja, on psühholoogilised trillerid, suur osa krimižanri ja spioonikad. Ehk siis sellesse teemasse valisin Mick Herroni Slow Horses, mis on ka minu eriolukorra lugemisnimekirjas ilusti olemas. Siis 3. aine, mis ma pidin ära tegema, on mustade jõudude vastane kaitse ja seal on teemaks raamat, mille tegevus toimub merel või mere ääres. Ma alguses plaanisin hoopis muud lugeda, mul korraks libises peast läbi Erin Morgensterni Starless Sea ja ka Ursula Le Guini Meremaa lugude esimene raamat ja selle üle lugemine. Aga lõpuks ma otsustasin ühe vana võlatasa teha. Nimelt ma laenasin kunagi sõbrannalt Dean F. Wilsoni, mis ta nüüd on, Lifemaker. See on sarja teine osa, esimese osa ma lugesin läbi üsna ammu, aga siis kohe peale esimese osa lugemist laenasin teise osa, aga see jäigi mul riiulile seisma. Ma ei oska öelda, mitu aastat see mul riiulil seisnud on, sõbranna pole seda tagasi küsinud, aga ma arvan, et ta tahab seda tagasi ikkagi. Nii et see kuu see siis juhtub. Et seal siis tegevus toimub allveelaevas, nii et ma eeldan, et see on merel kusagil. Siis 4. aine, mis mul on vaja läbida, et saada tulevikus maagiliseks raamatukogu hoidjaks, on võlukunsti ajalugu ja seal on vaja lugeda raamatut, kus räägitakse võluritest või nõidedest, võluritest ja nõidedest. Ja see ei ole, see on ka vana võlg. Ma oleks pidanud seda tegelikult juba ammu lugema, aga kuidagi lükkasin muud kui edasi. Nii et seekord siis loen lõppude lõpuks läbi Rainbow Rowelli Carry On. Et see on selline, seda on hea panna Harry Potteri teemalisse lugemismaratoni, sest et see raamat on suht Harry Potteri. Ma ei ütleks, et klooni, ma ütleks, et ta on rip-off, ta on lihtsalt väga tugevasti inspireeritud Harry Potterist ja tema sõitlustest. Nii. Ja siis viimane aine, milles mul on vaja eksamit teha seekord, on muundamine, transfiguration ja seal on teemaks seal peab lugema raamatut, kus on tegelased, kes oskavad enda kuju muuta. Ma väga hästi ei osanud otsustada, mida ma lugesin, aga siis ma nägin selle lugemismaratoni algataja on pannud ka ilusti üles dokumendi, mida pidevalt täiendatakse soovitustega konkreetsetesse teemadesse, mida lugeda, mis ainesse ja siis see, mis mul on nüüd vaja, ehk siis tegelased, kes muudavad oma kuju, seal oli keegi maininud Julie Kagawa Shadow of the Fox. See on mu enda raamat, ma kunagi ostsin ta
Need on Aasiast inspireeritud tugevate Jaapani nootidega. Kuna mul see aasta minu Jaapani reis langes suure krahhiga ära, siis teine variant on vaadata Jaapani filme, sarju, animed ja lugeda Jaapanist inspireeritud raamatuid. Nii et see on siis minu Owl's Magical Readathoni lugemisnimekiri. Ma pean kõik need 5 raamatut nüüd läbi lugema aprillikuu jooksul. Siis ma olen poolel teel raamatukogu hoidja kutse poole. Loodetavasti kunagi jõuan ka Sigatüüka raamatukogusse. Ja, see oleks väga tore. Aga aitäh, et minuga ühinesite. Ma jätan lingid kõiksugu asjadele kuhugi alla, et sealt saate näha, võib-olla ühinete ka. See tundub selline tore väljakutse olevat ja muudab võib-olla aprilli natukene maagilisemaks. Aitäh ja järgmise videoni!